Meid juhib üleval kõrgem mina, kes siis reguleerib erinevaid kehastusi. Läbi erinevate kehastuste on ju ja ühel hingel võib olla mitu erinevat fragmenti. Näiteks ma tean täpselt, et samal ajal minuga kõnnib üks samasugune mina kuskil siin maa peal ringi. Ehk siis minu hinge teine osa. Ja see on siis päris hinge sugulane sinul? No see on tegelikult kaksikleek. Jah. Ehk siis hing on fragmenteeritud erinevateks osadeks, kas väiksemaks või suuremaks. Tavaliselt täishinge siin ei olegi niimoodi, et me ei mahu siia kehasse. Hinged on nii suured ja tihedad, et nad ei mahu siia kehasse ja siis nad fragmenteeruvad. Ja kõrgem mina otsustab siis, millise elu ta tahab näiteks konkreetsele kehastuse jaoks. Ja siis ta valib, siin oleks sellel hingel selline elu, on ju vaesed vanemad näiteks, on ju iseseisvuse õppimine ja tal on vaja mingit oskusi välja arendada ja kogemusi. Sest see, mis meist jääb, mis me võtame kaasa hauda nii öeldes, või hauda me ei võtta, sest me väljume sealt hingena. Et see, mis meiega jääb pärast surma, on meie kogemus ja oskused. Ja need lähevad nii öeldes pagasi. Ja siis me läheme cloudi, oleme seal natuke, siis meile valitakse uus tee. Oota, mis koht see cloud on? Ja siis me nagu sünnime uuesti. Oota, mis koht see cloud on? Pillu. Kusjuures ma just mõtlesin sellele, et ma olen sarnasele asjale mõelnud, sa räägid sellest hingede jaotumisest. Ma olen mõelnud simulatsiooniteooriale, et see kõik on siin nii-öelda arvutimäng. Mulle ka meeldib see teooria ja mõned nimetavad mind vaimu haigeks, sellepärast, et ma räägin sellest. Ma olen mõelnud sellele just selles plaanis, et kindlasti kõikidel inimestel on juhtunud seda, et sa vaatad tänaval kaugel või kuskil, sa näed inimest ja sa oled nii kindel, et see on see inimene, keda sa tead, su sõber näiteks on ju. Ta kõnnib ja kogu see keha täpselt nagu see kehakeel on tal nii sarnane selle inimesega. Ja siis ma olengi mõelnud, et tegelikult on üldse olemas on ju mingi teatud arv tüüpi nagu inimesi, et ongi need inimesed on kuidagi oma kehakeelelt või ma ei tea, häälelt või kõigelt, et sa nagu kaugelt vaatad, on täpselt see inimene, on ju. Aga tegelikult lähed lähemale, see ei ole su sõber, kuigi ta kõnnib täpselt samamoodi nagu su sõber, on ju. Et siis on nii-öelda see inimtüüp, ongi su sõber kuulub sinna nii-öelda klassi, on ju. Ja neid klasse võib-olla, kes teab, kui palju neid on, äkki ongi mingisugune 38 inimtüüpi üldse olemas, on ju, mehi ja naisi. Ja siis see kõik on nagu tegelikult juhitud mingi kõrgema tehisintellekti poolt või mis iganes. Et see hingede jagamise asi, nagu see meenutas mulle seda juttu. No see, millest sa räägid, on ju kõrgem tehisintellekt või simulatsiooniteooria, see on tegelikult kõrgem tasand võrra kõrgem kui hingede jaotumine ja karma kokku lugemine ja eluülesanded. Aga kas sa siis Jumalasse usud? Jaa. Kuhu see Jumal siis seal pildis paigutab? Kõige kõrgem tasand. Mina usun, ma nüüd ei tea, kas siin religioosseid inimesi on või ei ole, aga ma usun, et Jumal on olemas. Jumal lõi selle kõike ja Jumalal on 4 abilist. Ehk siis mina nimetan tegelikult Jumalat esmaloojaks. Esmalooja ja siis tema all on 4 loojat. Ja üks nendest 4 on meie arhitekt, peaarhitekt. Ja Matrixis näiteks filmis sa võid, seal on üks stseen, kus Neo kohtub peaarhitektiga. Ja ta nimetabki ka ja ma just vaatasin, mida pekki on, et seal ka nimetatakse arhitektiks on ju. Ja kuidas ta räägib, kuidas ta on loonud koos 3 teisega on ju seda maailma. See on nagu niimoodi, mida pekki on ju. Aga kust sa siis näiteks ise selle teooria peale tulid? Lihtsalt ise mõtlesid, et on Jumal ja tal on 4 abilist või? Ja siis vaatasid alles hiljem Matrixit ja seal nagu tuli see sama asi. See on nagu kanaldatud info kanaldusest. Aga kuidas see info sinuni jõuab? Et kas sa lihtsalt ühel hetkel nagu ärkad üles ja mõtled, on Jumal ja tal on 4 abilist? No mõnikord see on nagu selline selget teadmine, et sa nagu, minul esineb seda tihti,
et ma arvan, et eelmistes eludes ma nagu teadsin päris palju asju ja siis nagu selles elus mul lihtsalt tuleb meelde niimoodi tõnks. Ja kanaldamist saab teha läbi meditatsiooni, kui sa oled hästi sügaval, oled kaua seal ja siis sa oled nii-öelda tühjas ruumis või ei mõtle, siis nagu hakkab tulema ühel hetkel mingit informatsiooni. Või sa esitad nagu küsimust ja lihtsalt oled tühjas ruumis ja ootad ja mingi hetk tuleb vastus. Et see on ka hästi müstiline, ma arvan. Ja. See vastus tuleb siis sealt cloudist. Ma ei tea tegelikult, kust see täpselt tuleb, aga jah, et on esmalooja, on loojad on ju, siis on meil kõik need õpetajate, mentorite süsteem, kes tegelikult kureerivad meid kõiki ja inglid, erinevad pühakud, mingid pühad loomad, mingi ükssarvikud ja niimoodi. Ja siis on nii-öelda siis on mingid tasandid, kus loetakse karmad kokku näiteks ja kus on kõrgem mina ja kus on see cloud, see, kuhu me sattume nii-öelda pärast surma. Valgus, valge maailm on ju. Ja siis on alumised maailmad. Alumised maailmad, kus on erinevad tasandid, olevused, nõrgemad, keskmised, kellel on teadvus, deemonid, kõrged tasandid, tasemelised. Kes need deemonid on siis? Need kõrged tasemelised või? Ma ei tea. Mina nimetan deemoneid lihtsalt deemoniteks. Ja, et on olemas erinevaid olevusi. On olemas siuksed nõrgad, mis sa lihtsalt pesed ennast maha külma veega ja siis nad tuleb küljest ära. On olemas nagu nii-öelda keskmised, kellel on teadvus ja nad tulevad su külge ja siis kui sa oled hästi depressioonis või jood hästi palju või mingi narkomaania või sellised hästi madalad kohad elus, siis selline asi võib nagu külge tulla. Aga need kõrgemad tavaliselt külge ei tule. Et nad üldse käivad siin harva. Ja need on tegelikult langenud deemonid. Langenud inglid, vabandust. Lutsiferid? Ja, et sellised, need on need kõige kõrgemad nii-öeldes. Et jah, et nägin hiljuti pilti ühes töös, ma tegin tööd kliendiga. Ja siis ilmus, et tal on kõrgem astme deemon alates 2. eluaastast ja tegelikult 7. põlvkonnast, et seal tehti leping nii-öeldes. Ja siis me vestlesime selle deemoniga. Küsisime küsimusi, et mis ta tahab ja mis ta teeb siin ja mis ta tahab selleks, et ära minna. Mis ta tahtis siis? No ta ütles niimoodi, et ta tahab süüa nagu armastust ja valgust. Ta toitub. Ta toitub sellest nagu kõik olevusedki tegelikult. Ma mõtlesin, et need madalamad toituvad nagu negatiivsetest emotsioonidest. Aga see ütles, et ta toitub armastusest. Siis mul oli nagu siuke esimene šokk, armastus, ta toitub valgusest, ta on ise nagu must siuke madal olend on ju. Siis küsisime, mis ta nagu tahab selleks, et lahkuda. Ütles, et tahan su õde. See on nagu kohe ei, sellist lepingut me ei tee on ju. Ja siis ma lihtsalt nagu langesin poolt transsi. Ma püüdsin aru saada, mis siin tuleb teha. Ja ma nägin, kuidas inglid kukkusid ja need tiivad läksid nagu põlema ja põrmuks. Ja siis tuli siuke laul mulle pähe. Ma hakkasin laulma. Nagu inglite laulu või mingit sellist hästi kõrge vibratsiooniga nii-öeldes laulu. Ma lihtsalt hakkasin ingli laulu laulma ühe sõnaga. Ja ma nägin, kuidas atmosfäär muutus hästi kurvaks ja see deemon põhimõtteliselt hakkas nutma. Ja ütles, et see on olnud tema kodu seal üleval. Ja ta igatseb oma kodu. Ja läbi selle, et ta sööb inimeste armastust, ta saab korraks ühendust selle koduga. Kas või natukene, sest sinna ei ole võimalik enam tagasi minna. Ja siis ma olin nagu, armastust sööb selleks, et ühenduda taevaga nii-öeldes. Siis ma nutsin tegelikult, sest mul oli kurb. Kurb seda tunda ja seda kogeda, seda igatsust ja kurbust, kuidas ma olin ingel ja siis ma kukkusin ja ma muutusin põrmuks ja kuidas ma vihkan seda kõike, tahan välja, aga ei saa on ju igavesti kinni.
Ja tundsid kaasa teemonile. Ja ma ise olin täiesti šokis. Ma mõtlesin, et võtame kõik need abivahendid, hakkame välja ajama, on ju, et puhastame ära valgusesse, on ju. Aga ei, see tuli nagu siuke päris tundlik hetk. Ja siis me vaatasime tõtt üksteisele ja ta lahkus, ütles, et okei, et oli päris põnev. Oli päris põnev ja läks ära. Eesti esu.